Täna saates Judeocation paljastame ohtlikud moraalsed võrdlused, mida Euroopa Liit surub peale, sanktsioneerides Iisraeli organisatsioone, kes kaitsevad juudi kogukondi ning asetades need ühte patta Hamasi terroristidega. Me analüüsime pealkirjade taga peituvaid fakte, poliitilist kampaaniat, mis on suunatud Juudamaa ja Samaaria vastu ning miks võitlus Iisraeli südamiku pärast on olulisem kui kunagi varem. Tere tulemast tagasi saatesse Judeocation, siin JNS TV's. Minu nimi on Josh Haston, JNS Newsi korrespondent. Asume kohe asja kallale. Kaja Kallas, Euroopa Liidu kõrge esindaja välisasjade ja julgeolekupoliitika alal ning Euroopa Komisjoni asepresident teatas sel nädalal X-is järgmist. Eli välisministrid andsid just heakskiidu Iisraeli asunike sanktsioonide kehtestamiseks vägivalla eest niinimetatud palestiinlaste vastu. Samuti leppisid nad kokku uutes sanktsioonides Hamasi juhtfiguuride suhtes. Oli viimane aeg liikuda ummikseisust tegudeni. Äärmuslusel ja vägivallal on tagajärjed. See ongi postitus. Euroopa Liit ehk EL kehtestab sanktsioonid vägivaldsete niinimetatud asunike ja Hamasi vastu. Sanktsioonid mõlema vastu kuulutati välja täpselt samal ajal. Teisisõnu, Iisraeli asunikud on samaväärsed Hamasiga, terroristliku organisatsiooniga, mis vastutab tuhandete tapmise eest. Samas lauses kui 500 000 juuti, kes elavad Iisraeli riigi ja juudi rahva iidse piibelliku ajaloolise südamaa aladel. Kas sa näed, kui hullumeelne see on? Nüüd võid sa öelda, et asunike vägivald on halb. Miks mitte seda hukka mõista? Nagu me oleme juba nädalaid rääkinud, on asunike vägivalla narratiiv hästi rahastatud kampaania, mida viivad läbi välisriigid, sihtides Iisraeli elanikke ja riiki ennast. See on tänapäevane veresüüdistus. Lubage mul selgitada, kuidas see sanktsioonide uudis on poliitiline ja mitte tegelikkusel põhinev. Need on need rühmad, keda EL sanktsioonidega karistab. Amana organisatsioon, Nahala liikumine ja selle esinaine Danielle Weiss, keda muide me selles saates ka intervjueerisime. Shomer Judaen Shamron ja isik, kes varem oli selle tegevjuht, Avichai Susia, Regavimi organisatsioon ja selle tegevjuht Meir Deutsch. Meil oli selles saates külas Naomi Linder-Khan Regavimi organisatsioonist. Mis on tõde nende organisatsioonide kohta? Ükski neist ei tegele vägivallaga mitte mingil moel. Las ma ütlen seda veel kord. Ükski neist ei tegele vägivallaga. Punkt. Amana tegeleb ehitamisega. Shomer Judaja, Shamron tegeleb kogukondade ja talude kaitsmisega. Regavim, sellest räägime kohe. Jällegi, ükski neist rühmadest ei tegele vägivallaga. See on tõestus, et tegemist on poliitilise kampaaniaga, mis ei põhine tegelikkusel. Nad ütlevad, et nad kehtestavad vägivaldsete asunike suhtes sanktsioone, kuid nende nimekirjas on Iisraeli-meelsed lugupeetud organisatsioonid, kes toetavad juutide õigust elada Juudamaal. On naljakas, kuidas Regavim on tegelikult rühm, mis kritiseerib Euroopa Liitu Palestiina omavalitsuse pimesi toetamise eest. Regavim on samuti see sama rühm, kes tõestas, et kogu asunike vägivallakampaania on pettus. Nad on sama rühm, kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid ja keda süüdistatakse asunike vägivallas. Inimesed, te ei suudaks seda välja mõelda isegi siis, kui prooviksite. Regavim vastas ja ütles, me peame seda auasjaks, et Euroopa Liit on otsustanud lisada meid Iisraeli maakaitsjate austatud nimekirja. See on täiesti tõsi. Kõik need organisatsioonid teevad nii palju imelist tööd. Siin pole mingit vägivaldset käitumist. Regavim jätkas. 2 aastakümmet oleme paljastanud Euroopa Liidu tohutut rahastust, mis on suunatud Palestiina terroristliku riigi rajamisse. Seaduse ja rahvusvaheliste lepingute rikkumisega, sealhulgas miljonite Euroopa maksumaksjate raha suunamisega ebaseaduslikule ehitustegevusele juudi rahva rahvuslikel maadel ning toetusega organisatsioonidele, mis toetavad terrorismi. Nende meelehärmiks, kes soovivad Iisraeli ja iisraellasi kahjustada, on kohtud korduvalt rahuldanud meie kaebusi laialt levinud ebaseadusliku ehitustegevuse ja maade hõivamise vastu, otsustades, et seadus tuleb jõustada. Regavim jätkas. Vale ja antisemiitlike asunike vägivallakampaaniate kiuste oleme järjepidevalt avaldanud fakte ja ümberlükkamatuid andmeid, kaitstes Iisraeli kaitseväe sõdurite, Juudamaa ja Samaaria juudi kogukondade ning kogu Iisraeli riigi head nime.
Katse meid vaigistada ja lämmatada sionistliku revolutsiooni Juudamaal ja Samaarias, milles ka meie teadustöö ja poliitikakujundus on uhke ja aktiivne osa, täidab meid ainult uhkusega, eriti kui seda tehakse drakooniliste sanktsioonide kaudu. Lubame jätkata tööd valitsemise ja suveräänsuse taastamiseks kogu meie kodumaa osades. Me oleme Iisrael. Vaatame nüüd seda klippi Regavimist. Katsed meid sanktsioonide kaudu vaigistada on reetmine Euroopa Liidu enda alustalade vastu. Regavim on uurimisinstituut ja poliitikainstituut, mis tegeleb õiguslike sammudega, et sundida Iisraeli riiki kaitsma meie olulisi rahvuslikke huve seaduse järgi, õigusega ja kartmatult. Teatades samal ajal sanktsioonidest Regavimi ja võtmeisikute vastu. Hamasis, terroriorganisatsioonis, mis eksisteerib ainult selleks, et tappa juute ja hävitada Lähis-Ida ainus demokraatia, on EL näidanud oma tõelist palet. Regavim jätkab EL-i hädiväärse sekkumise, selle jätkuva toetuse terroriorganisatsioonidele ja rahvusvahelise õiguse rikkumiste paljastamist. Me ei jää vaid. Tubli töö, Regavim, et räägid selles küsimuses tõtt. Iisraeli välisminister Gidon Saar lisas, et Iisrael lükkab kindlalt tagasi otsuse kehtestada sanktsioonid Iisraeli kodanikele ja organisatsioonidele. Euroopa Liit on otsustanud meelevaldselt ja poliitilistel põhjustel kehtestada sanktsioonid Iisraeli kodanikele ja üksustele nende poliitiliste vaadete tõttu ning ilma igasuguse aluseta. Samavõrd jahmatav on vastuvõetamatu võrdlus, mille Euroopa Liit on otsustanud teha Iisraeli kodanike ja Hamasi terroristide vahel. Ja nüüd just seda ma enne ütlesingi. Välisminister jätkas, et see on täiesti moonutatud moraalne võrdsustamine. Iisrael on seisnud, seisab ja jätkab seismist juutide õiguse eest asuda elama meie kodumaa südamesse. Ühelgi teisel rahval maailmas ei ole nii dokumenteeritud ja pikaajalist õigust oma maale, nagu juudi rahval on Iisraeli maale. See on moraalne ja ajalooline õigus, mida on tunnustanud ka rahvusvahelised seadused ning ükski osapool ei saa seda juudi rahvalt ära võtta. Kaitse kehtestada poliitilisi vaateid sanktsioonide kaudu on vastuvõetamatu ega too edu. EL-i otsuse vastu on veel palju teisi reaktsioone, kuid ma loen ette vaid ühe veel. Peaminister Benjamin Netanyahu mõistis Euroopa Liidu hukka pärast seda, kui ühendus otsustas kehtestada need sanktsioonid iisraellastele Juudamaal ja Samaarias. Netanyahu ütles, et samal ajal kui Iisrael ja USA teevad Euroopa musta tööd, võideldes tsivilisatsiooni eest džihadistlike hullude vastu Iraanis ja mujal, paljastas Euroopa Liit oma moraalse pankroti, luues vale sümmeetria Iisraeli kodanike ja Hamasi terroristide vahel. Sõbrad, see on palju seedida, aga põhiline on see, EL-il puudub moraalne kompass. Nad väidavad, et seisavad rahu ja õigluse eest, kuid ikka ja jälle tõestavad nad, et neil on kinnisidee juutide suhtes, eriti nende suhtes, kes elavad meie südamaal. Kuidas peaks Iisrael sellele reageerima? Rahandusminister Bezalel Smotrich ütles, et Euroopa silmakirjalikkus saavutab uusi kõrgusi. Ta ütleb, et keegi ei sunni Iisraeli riiki järgima rahvusliku enesetapupoliitikat. Katse muuta rahvuslik konflikt Palestiina terrorismiga kriminaalasjaks kukub läbi. Smotrich ütles, et ta on asetanud peaministri lauale plaani viia strateegilised alad Juudamaal ja Samaarias A- ja B-aladelt C-alale. A- ja B-ala on muidugi Palestiina omavalitsuse kontrolli all. Selle algatuse peale kutsun ma peaministrit üles valitsuskabineti juba täna õhtul kokku kutsuma, see oli mitu päeva tagasi, ja selle heaks kiitma. Juudamaa ja Samaaria on Iisraeli julgeolekuvöönd ning on aeg maailmale selgelt näidata, et igaüks, kes püüab meie haaret nende üle nõrgendada, saab vastupidise tulemuse. Me jätkame asunduste tugevdamist, tugevdame oma kontrolli Iisraeli maa üle ja võitleme terrorismi vastu kartmatult. Nii ütleb Smotrich. Hõõruge see Euroopa Liidule nina alla, kes on toetanud terroristliku riigi loomist ja rahastanud ebaseaduslikku ehitamist C-alal, mis on olnud täielikult Iisraeli kontrolli all juba peaaegu 20 aastat. Smotrich ütleb, et võtke rohkem maad enda kontrolli alla ja pange see Iisraeli võimu alla. Ma ei tea, kas see juhtub. Me oleme suveräänsusest palju kordi rääkinud. Ma ütlen, ärge oodake selliseid Iisraeli vastaseid avaldusi. Me just tähistasime siin Iisraelis möödunud nädalal Jeruusalemma päeva. 59 aastat sellest, kui Iisrael ühendas Jeruusalemma linna. 59 aastat sellest, kui me naasime oma esivanemate kodumaale. Nüüd on aeg täielikuks suveräänsuseks Juudamaal ja Samaarias.
Kui me oma õigusi kehtestame, siis ükski neist deklaratsioonidest ei tähenda enam midagi. On lõpuks aeg öelda, et see maa kuulub meile lõplikult ja igaveseks. Liigume edasi, see kõik on omavahel seotud, aga igatahes, nagu Palestiina meediavaatluskeskus on paljastanud, ei jäta Palestiina omavalitsus kunagi kasutamata võimalust ülistada terroristidest mõrvareid. Terroriste peetakse nii suureks eeskujuks, et neil on isegi oma eriline rahvuslik pidupäev nimega vangide päev. Mis on siis vangide päev? See on tegelikult päev, mil tähistatakse terroristide poolt toime pandud tapvaid rünnakuid. Muide, kus on kogu selle juures EL? Miks nad pole seda niinimetatud vangide päeva hukka mõistnud? Ära raiska oma aega oodates, et nad midagi ütleksid. Igatahes ilmus just uus BMW uuring pealkirjaga "Kuidas Palestiina administratsioon ajupeseb väikseid lapsi, et nad imetleksid terroristidest mõrvareid". Terroristide päeva ehk Palestiina administratsiooni terminoloogias vangide päeva tähistades tegelesid Palestiina omavalitsuse koolid aktiivselt Palestiina noorte ajupesuga, et nad võtaksid terroristidest mõrvarid oma kangelasteks ja eeskujudeks. Palestiina omavalitsuse koolis Berzetis õpetati noori Palestiina tüdrukuid austama ja imetlema terroristist vangist pommimeistrit Abdallah Barghoutit, kes kandis 67 eluaegset vanglakaristust seoses 68 inimese tapmisega. Teisteks niinimetatud kangelasteks, keda tüdrukutele tutvustati, olid terroristist vang Marwan Barghouti, kes korraldas 3 rünnakut, millest tapeti 5 inimest, ning niinimetatud märter Walid Daka, kes tappis koos kaasosalistega 1 inimese. Vangistatud pommimeistrit Abdallah Barghoutit ülistati samuti koolides Shremis, mida nad nimetavad nabluseks. Näitus nimega Meie vangid ehk terroristid meie õpilaste silmis avati Nabluse ringkonna kuberneri Kassani poolt. Daglase Nabluse haridusdirektoraadi peadirektor Samir Al-Jamal Hawara poiste keskkoolis. Üritusel kandsid õpilased särkekirjaga Vabadus vangidele ning üks noormees hoidis käes pildil terroristi ja vangi Mohammed Al-Tussi, kes oli seotud 5 inimese tapmisega. Teises Palestiina omavalitsuse koolis anti noortele poistele plakatid peaterrorist Abu Jihadi pildiga, keda Palestiina omavalitsus ise on tunnustanud vähemalt 125 inimese tapmisega lõppenud rünnakute kavandajana. Abu Jihadi tapmine Iisraeli poolt langeb kokku vangide päevaga ning Palestiina omavalitsus tähistab seda igal aastal. Inimesed, Palestiina omavalitsus ülistab terrorismi. Palestiina omavalitsus maksab terroristidele ja nende peredele osana nende terrori eest maksmise programmist. Mida rohkem veretööd, mida rohkem juute tapetakse, seda rohkem raha nad Palestiina omavalitsuselt otsepalgana saavad. Kus te olete, Euroopa? Kus on ülejäänud maailm? Ja ausalt öeldes, kus on meie enda valitsus? Millal ütleb meie valitsus lõpuks ometi, et Oslo lepped on surnud ja PA ei ole rahupartner? Mul ei ole neile küsimustele vastuseid, aga ma loodan, et vastused ja poliitika muutus tulevad väga-väga varsti. Liigume edasi. Binjamini regionaalnõukogu teatas, et araablastest ründajad murdsid kolmapäeva varahommikul sisse Tsurlevi farmi ja varastasid umbes 120 pealise lambakarja. Julgeolekujõud tegutsesid kiiresti, leidsid karja üles ja tagastasid selle farmi omanikele. Nõukogu sõnul on oluline selgelt öelda, tegemist ei ole kriminaalse juhtumiga. Binjamini, Juudamaa ja Samaariamaa farmid seisavad korduvalt silmitsi terrorismiga, mis väljendub röövikatsetes ja araablastest ründajate ahistamises, kelle eesmärk on survestada iisraellasi piirkonnast lahkuma. Need samad isikud püüavad seejärel tegelikkust moonutada ja kujutada Juudamaa ja Samaariamaa elanikke niinimetatud asunike vägivalla toimepanijatena. Ma istun siin ja ootan, et EL ja teised selle juhtumi hukka mõistaksid. Tegelikult ma siiski ei oota, sest seda ei juhtu kunagi. Edasi liikudes teatab Iisraeli politsei, et Samaaria ringkonna kuritegevuse vastane üksus on viimased mitu kuud uurinud juhtumit, mis puudutab isikutunnistuste võltsimist ja Palestiina omavalitsuse araablaste palkamist erinevatesse ettevõtetesse üle kogu riigi. Viimastel kuudel on läbi viidud salajane uurimine, mis puudutab dokumentide võltsimist, ebaseaduslikku sisenemist Iisraeli ja ebaseaduslikku töötamist. Sel nädalal arreteeris Samaaria kuritegevuse vastane üksus 5 kahtlusalust, 1 Iisraeli kodaniku ja 4 Palestiina omavalitsuse araablast. Neid kahtlustatakse isikutunnistuste võltsimises ja nende edastamises Palestiina omavalitsuse araablastele, kes sisenesid Iisraeli ebaseaduslikult ja said seejärel tööd ettevõtetes üle kogu riigi.
kahtlusalused viidi ülekuulamisele Samaaria üksuse poolt. 3 kahtlusalust toodi kohtu ette, kus politsei taotleb nende kinnipidamise pikendamist uurimise jätkamiseks. Lisaks on selle juhtumi raames alustatud uurimist ettevõtete suhtes, keda kahtlustatakse nende ebaseaduslike elanike kaasamises ja töölevõtmises seaduse rikkumisega. Nüüd, sõbrad, me rääkisime sellest probleemist ka varem. Ebaseaduslikud töötajad Palestiina omavalitsusest imbuvad enne 1967 aastat kehtinud Iisraeli piiridesse. Paljudel juhtudel tehakse seda töö pärast, aga kui hirmutav on see, kui need ebaseaduslikud töötajad liiguvad ringi Iisraeli isikutunnistustega. Võite mind nimetada paanikakülvajaks, aga kõigepealt algab see ebaseaduslike töötajate ja kuritegevusega ning on ainult aja küsimus, millal see viib terrorismini. See ei ole teooria, see ei ole teoreetiline. See on juhtunud ikka ja jälle. Ma ei ole kindel, kes need iisraellased on, kes on sellisesse kriminaalsesse käitumisse segatud, kas nad on juudid või araablased, aga see ei peaks tähtsust omama. Kui keegi neist inimestest, kes ringi liiguvad Iisraeli ID-kaardiga, kasutab seda kaarti ligipääsu saamiseks ja seejärel sooritab rünnaku, siis need, kes teda varjasid või aitasid, võetakse vastutusele. On suurepärane, et politsei sekkus ja lõpetas selle kuritegeliku võrgustiku. Ainus küsimus on, kui palju neid veel liikvel on ja see on hirmutav mõte. Teistes uudistes neutraliseerisid Iisraeli piiripolitseinikud Palestiina relvastatud mehe, kes avas tulejõudude pihta vastu terrorismioperatsiooni käigus Samaarias eelmisel esmaspäeva hommikul. Kahtlusalune tulistas Iisraeli jõudude pihta püssiga pärast seda, kui salajased piiripolitsei ohvitserid sisenesid Galandia külla, seisab Iisraeli politsei avalduses. Ohvitserid avasid vastutule ja neutraliseerisid ründaja, tema seisund polnud esialgu teada. Politsei teatel ei saanud ükski Iisraeli jõudude liige tulevahetuses vigastada. PA terroristid ründasid Iisraeli juute Juudamaal ja Samaarias vähemalt 5051 korral. 2025 aastal vastavalt Iisraeli MTÜ Rescuers Without Borders ehk Hatsala Juudamaa ja Samaaria avaldatud andmetele. MTÜ aastaaruande kohaselt tapeti 2025 aastal Juudamaal ja Samaarias 24 iisraellast ning üle 400 iisraellase sai samuti vigastada. Tulemused, mida kontrolliti üle Iisraeli riiklike julgeolekuasutuste ametlike andmetega, hõlmasid 3299 kiviloopimise juhtumit, 458 rünnakut Molotovi kokteilidega, 655 katset pimestada juhte laseritega, 286 lõhkeseadeldise kasutamist ja 19 terroristlikku tulistamisrünnakut. Muide, need on ainult need juhtumid, millest teatati. Võis olla palju teisi, kuid need on 2025 aasta ametlikud statistilised andmed. Kas sa usud, et iisraellased peavad selle reaalsusega iga päev toime tulema? Ma ütlen seda veel kord. Kus on Euroopa Liidu sanktsioonid? Üle 5000 rünnaku 2025 aastal ja mitte ühtegi sanktsiooni, 0. Lihtsalt vaikus. Või peaksin ma ütlema, et vaikus nende rünnakute suhtes, sest nad on liiga hõivatud mainekate Iisraeli organisatsioonide sanktsioneerimisega. Selle peale ütlen ma, häbi olgu teil. Liikudes edasi, eelmisel esmaspäeva õhtul kiitis Knesseti täiskogu esimesel lugemisel heaks eelnõu, mis loob Juuda ja Samaaria piirkonnas uue tsiviilasutuse, mis vastutab muististe eest. Eelnõu eesmärk on kehtestada Iisraeli riigi otsene vastutus muististe, pärandipaikade ja arheoloogia eest kogu piirkonnas. Kui seadus vastu võetakse, luuakse Juuda ja Samaaria pärandiamet. See amet võtab üle praegu Kaitseministeeriumi vastutusalas olevad ülesanded. Tsiviiladministratsiooni arheoloogiaüksuse veebilehe andmetel on Juudamaal ja Samaarias üle 2600 arheoloogilise paiga. Olgu, ma olen aus, ma ei ole õigusekspert ja ma ei tea täpselt selle seaduseelnõu plusse ega miinuseid, aga ma ütlen järgmist. Palestiina omavalitsus rüvetab korduvalt juudi pühapaiku ja iidseid arheoloogilisi paiku. Kui midagi saab teha, et edasist rüvetamist ära hoida, siis olen ma selle poolt. Ma loodan, et see uus ametkond on lahendus. Aeg annab arutust, aga kõige tähtsam on see, et rüvetamine peab lõplikult lõppema. Kui te mäletate, siis eelmisel nädalal rääkisin ma 3000 PA araablaste puust, mille minister Smotrich käskis üles juurida, kuna need olid istutatud Iisraeli riigimaale. Jällegi olid valikud, kas jätta need rahule ja lubada ebaseaduslik hõivamine riigimaal või puud üles juurida ja valmistuda negatiivseks PR-kampaaniaks. Iisrael valis viimase variandi.
ja loomulikult, nagu ennustati, oli hukkamõist kõikjal Palestiina omavalitsuse valeuudistes ja mujalgi. Isegi Ameerika Ühendriikide Islaamisuhete nõukogu CARE mõistis hukka puude väljajuurimise. Nad ütlesid, et tuhandete Palestiina puude kavandatud väljajuurimine on osa laiemast kampaaniast, mille eesmärk on kustutada palestiinlaste kohalolek, haarata maad ja muuta elujõulise Palestiina riigi loomine võimatuks. Need tegevused rikuvad inimväärikuse põhimõtteid ja rahvusvahelist õigust. Lubage mul kõigepealt öelda, et kõik, mis takistab Palestiina omavalitsuse juhitud terroririigi loomist meie strateegilises ja piibellikus südamaal, on positiivne. Aga loomulikult valetavad CARE ja teised kõik, väites, et see on mingisugune etnilise puhastuse kampaania. Ja nagu ma ennustasin, ei maini nad kusagil, et need puud istutati ebaseaduslikult riigimaale. Muidugi ei ütle nad, et see kõik on osa hästi rahastatud Iisraeli vastasest kampaaniast. Puud või maa või vägivald või nagu nemad ütlevad, genotsiid või tormijooks või väljasaatmised, need on kõik nende sõnad. Need kõik on osa nende sõnavarast ja nii paljud inimesed langevad selle lõksu teadmata tõde. Kõik peavad fakte teadma. Hankige oma teavet sellistelt rühmadelt nagu Regavim, nagu me varem rääkisime. Kui EL neid sanktsioneerib, peaksite teadma, et tegelikult on vastupidi ja just need rühmad jagavad tõde. Sellega lõpetame tänase Judeocationi. Minu nimi on Josh Hasten, JNS Newsi korrespondent siin Jeruusalemmas, Iisraeli riigi ja juudi rahva igaveses pealinnas JNS Media Hubis. Soovin tänada inimesi, kes töötavad siin JNS TV telgitagustes, produtsent Barbara Khanimovit, insener Arn Vogalanterit, Zah Sikermani, Ryan Listi ja meie jaamajuhti Juri Svertskit. Täname meie videomonteerijat Ksenia Belašenkot. Suur tänu, et liitusite meiega GNS TV-s. Kindlasti külastage GNS TV-d, et näha seda suurepärast programmi, mis tuleb Jeruusalemmast. Vaadake kõiki meie saateid. Andke meile super thanks! Tellige ja kindlasti külastage jns.org, et saada kogu värskeimad uudised Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Kohtume teiega järgmisel nädalal siin Judeocationis GNS TV-s.